tšau! Nii äge, et teiega siin virtuaalselt kohtun. Täna võtame lahti ühe sellise teema, mis puudutab meid absoluutselt kõiki ja igapäevaselt, isegi kui me sellele tegelikult eriti ei mõtle. Me vaatame otsa sellele, kust meie igapäevased ressursid ja materjalid ikkagi pärit on. Kogu see meie elustandard, soojad toad, isegi see nutiseade, kus te mind praegu vaatate, kõik see nõuab meeletust koguses materjali ja energiat. Aga kus see kõik siin väikese Eesti kontekstis tuleb? Lähme uurima asja. Okei, lähme kohe asja kallale ja alustame ühe päris lihtsa, aga samas veidi ebamugava küsimusega. Kust tegelikult tuleb see energia, mis hoiab sinu telefoni just praegu töös? Või need materjalid, millest on ehitatud seinad sinu ümber? Tead, me oleme ju täiesti harjunud selle lõpptulemusega. Vajutad lülitit ja tuli põleb, keerad kraani ja vesi jookseb. Me kipume täielikult unustama nende asjade füüsilise algupära. Iga kilovatt-tund ja iga ehituskivi on teinud pika teekonna kusagilt loodusest otse meie koju. Täna me selle teekonna lahti harutamegi. Meie tänane plaan on lihtne, paneme paika loodus- ja maavarade põhitäied, kaalume energiaallikate plusse ja miinuseid, toome fookuse spetsiifiliselt Eesti varadele, räägime korraks meie igapäevasest joogivest ja lõpetame kaevandamise ning säästva arengu dilemmadega. Teeme ära! Nii, esimene teemaplokk. Loodus- ja maavarad. Enne kui me siin kohalike Eesti asjadeni jõuame, peame ruttu paar mõistet selgeks rääkima, et me ikka ühte ja sama keelt räägiks. Inimesed kipuvad tihti neid kahte sõna, loodusvarad ja maavarad, läbisegi kasutama, aga tegelikult on neil väga oluline vahe. Loodusvara on selline hästi lai mõiste, siin alla käib kõik alates päikesest ja tuulest kuni metsa ja mullani välja. Maavara on aga, ütleme nii, asja spetsiifilisem alaliik. Need on puhtalt need maa all peituvad asjad, näiteks põlevkivi, paikivi või liiv, mille väljakaevamine toob meile selgelt majanduslikku kasu. Ehk siis, jäta meelde, iga maavara on loodusvara, aga iga loodusvara pole kindlasti maavara. Ja siit jõuame kohe uuenemiskiiruse juurde. See jaotus on ülikriitiline. Lühidalt, taastuvad ressursid, nagu nimigi ütleb, taastuvad kiiremini, kui me neid ära kulutada suudame. Päike särab, tuul puhub, eks ole, aga teisel pool on taastuvamatud ressursid ja nendega on teine lugu. Loodusel kulus nende kokkusegamiseks miljoneid aastaid. Kui me võtame maa seest välja portsu põlevkivi või asfalteerime teed kohaliku liivaga, siis uut varu meie eluajal ega ka meie laste eluajal enam ei teki. Kord kulutatud, igaveseks läinud. Nii lihtne see ongi. Aga oota, miks me üldse kõiki neid ressursse nii meeletult taga ajame? Vastus peitub ühes ainsas sõnas. Energia. Energia on põhimõtteliselt lihtsalt võime teha tööd ja ilma selleta lakkaks see meie mõnus moodne maailm lihtsalt eksisteerimast. Meil on seda vaja sõna otseses mõttes kõigeks. Ahju kütmiseks, tulede põlema panemiseks, autode liigutamiseks. Ja kogu selle vajaliku energia saame me kätte erineval moel, olgu siis fossiilsetest kütustest, taastuvatest allikatest või isegi uraanist tuumajaamades. Okei, teine osa. Vaatame korra energiaallikate plusse ja miinuseid. Sest olgem ausad, energeetikas pole sellist asja nagu tasuta lõuna. Täpselt nii, igal lahendusel on oma hind. Vaatame või meie oma põlevkivi, meile ajalooliselt ülioluline, andnud meile odava energia ja sõltumatuse. Aga sa vaata seda CO2-heitet ja neid tuhakoguseid, see on ikka korralik keskkonnapauk. Siis tuul ja päike. Vau, puhas ja kütus on tasuta. Aga katsu sa nendega stabiilselt arvestada, eks? Kui on tuulevaikne öö, siis salvestamine on meeletult kallis. Hüdroenergia on jälle stabiilne ja puhas, aga see võib täiesti sassi lüüa jõgede ökosüsteemid. Ja muidugi tuumaenergia, massiivne võimsus ilma heitmeta, aga radioaktiivsed jäätmed ja see potentsiaalne kuigi väike õnnetusoht on teemad, millest ei saa üle ega ümber. Kui nüüd korra rääkida taastuvenergiast just Eesti kontekstis, siis meil on täiesti oma geograafiline kiiks. Eesti on teatavasti päris lauge maa, seega meie hüdroelektrijaamad, näiteks seal Jagela-jõel, Linnamäel, ei ole teab mis hiiglased, sest vett pole lihtsalt kuskilt kõrgelt alla kukutada. Aga vaata tuult, siin me teeme asja tagasi. Meie peamised tuulepargid seal rannikul, Paldiskis, Aulebas, aga ka Narvas ja Tootsis, see on see koht, kus me püüame seda kõige tugevamat Eesti meretuult. Lähme edasi. 3. peatükk. Eesti tähtsaimad loodusvarad. Jätame nüüd globaalse pildi ja toome kaardid täiesti meile siia koju. Mis siis ikkagi on need füüsilised asjad, millele Eesti majandus toetub? Lühidalt 4 sammast. Mets, mis on meil igal pool, viljakas muld, tänu millele saame süüa, puhas vesi ja meie enda maapõuavarad. Aga, ja see on nüüd eriti põnev, tuleviku vaates on meil üks suur elevant toas. Kas teadsite, et meil räägitakse üha valjemalt sügavamate ressursside kasutamisest? Just nimelt, fosforiit ja need metallid, mis seal sügavalt kristallses aluskorras peituvad. See, kas ja kuidas me neid tulevikus puutuma hakkame, on praegu Eestis tõeliselt kuum teema.
Ja tead, mis siin eriti huvitav on? Eesti kontekstis ei saa me kuidagi üle ega ümber meie nii-öelda pruunist kullast ehk põlevkivist. Ja see ei ole lihtsalt mingi suvaline kivi, mida me ainult ahju viskame, et tuled põleks. Üldsegi mitte. Tegelikult läheb päris suur osa sellest keemiatööstusesse, kus tehakse põlevkiviõli. Seda kasutatakse hiljem isegi laevakütusena ja ka näiteks tsemendi tootmisel on põlevkivi jumala oluline kraam, nii et see on palju mitmekülgsem ressurss, kui esmapilgul tundub. Aga muidugi ei kaevanda me ainult kütuseid nagu põlevkivi või kütuturvas. Mõtle korraks meie teedele ja majadele. Me sõna otseses mõttes ehitame Eestit nendes samades korralikest materjalides. Meie rahvuskivi ehk paekivi läheb killustikuks ja tsemendiks. Iga uus maantee, iga valatud vundament siin riigis nõuab tohutut liiva ja kruusa, mis on siit samast pärit. Ja vana hea savi saab tellisteks ja keraamikaks. Maapind meie jalge all teebki otseselt seda keskkonda, kus me elame. Nii, 4. punkt on nüüd miski, mida sa oled täna juba kindlasti mitu korda kasutanud. Räägime veidi meie joogiveest. Ma küsin su käest täitsa otse. Kas sa üldse tead, kust sinu kodune kraanivesi täpselt tuleb? Siin on tegelikult Eestis üks päris terav kontrast. Fakt on see, et suurem osa Eestist joob põhjavett. See tuleb sügavatest puurkaivudest, on looduse enda poolt korralikult ära filtreeritud ja puhas. Aga kui sa elad Tallinnas või Narvas, no siis on lood natuke teistmoodi. Tallinn joob, nagu paljud teavad, Ülemiste järve vett ja Narva saab oma vee otse Narva jõest. See on ju pinnavesi. Muidugi, ärme valesti aru saa, see vesi tehakse enne kraani joodmist igasugu nutikate seadmetega filigraanselt puhtaks, aga see algallika erinevus on Eesti maastabis ikka väga lahe fakt. Ja jõuamegi 5. ja ausalt öeldes ehk selle kõige keerulisema teema juurde. Kaevandamine ja säästev areng. Kuidas me need asjad üldse maa seest kätte saame? Põhimõtteliselt on meil kaevandamisel laual 2 peamist valikut ja kumbki neist ei ole päris valutu. Kui kraam on kuskil pinna lähedal, teeme karjääri. Koorime maa pealt lihtsalt ära ja võtame, mis meil vaja. See on majanduslikult üliodav ja kiire, aga maastik on pärast seal piirkonnas ikka täiesti rikutud. Kui aga vara on sügaval, peame tegema maa-aluse kaevanduse. Pluss on see, et maapind jääb enam-vähem terveks ja mets võib edasi kasvada, aga see on metsikult kallis, alati on mingi varingkoht ja see võib meie põhjaveega päris koledaid asju teha. Nii et see on üks paras tehniline kompromiss. Nii et, mis on asja iva? See ongi see kõige kriitilisem koht. Me ju ei saa lihtsalt öelda, et okei, me enam ei kaevanda, sest meil on seda energiat vaja. Ainus lahendus on säästev areng, mis seisab 3 väga selgel reeglil. 1. Me peame tarbima targalt, et midagi jääks ka neile, kes tulevad pärast meid. 2. Me peame viima keskkonnakahjut miinimumini, ei mingit mõttetut saastet või elupaigade hävitamist. Ja 3. Alati kui võimalik, valime taastuva variandi taastumatu asemel. See ei ole lihtsalt mingi ilus poliitiline loosung, see on puhtalt praktiline vajadus. Ja ongi kõik. Tõmbasime tänasele materjalide lahtiseletamisele joone alla. Aga ma ei taha, et su mõte siin peatuks. Jätan sulle närimiseks ühe tõsiselt tähtsa küsimuse. Kuidas me suudame tasakaalustada meie tänased meeletud ressursivajadused selle reaalse maailmaga, mille me homseks maha jätame? Mõtle sellele korra. Suur aitäh, et viitsid täna minuga kaasa mõelda. Loodan, et järgmine kord, kui paned tule põlema või jalutad metsas, märkad seda suurt pilti natuke teravamalt. Tšau ja järgmise korrani!